Kui ma mõtlen Maile kui inimese, kui kunstniku, kui looja peale, siis üks asi, mis mul kohe meelde tuleb, on muidugi kartmatus, et nii pagana julge ja julgete päralt on maailm. Et ta ei ole kartnud kuidagi minna vastuollu selle ajaga, milles ta on kehtestanud iseend, et ta nagu täidab nii oma loominguga alati ruumi või tema loomingulised objektid täidavad ruumi ja oma kohaloluga samuti. Võimatu mitte märgata. Grünberg on tuntuks saanud väga erinevate töödega alates 1970. aastatest, kus ta oli siis üks esimesi, kes viljeles popstiili Eestis, kavandades siis nii mööblit, mis olid sellised unikaalsed, noortepärased, värsked, eriti just sellises tummises ja ma ütleks ka maskuliinses nõukogude olmes, et niisugust vitaalsust on temas alati olnud hästi palju. Ma mõtlen, üks julguse, üks huvitav hetk oli see, kui kogu sellest ökoloogilisest maailmavaatest sai nagu põhimõtteliselt selline, kuidas öelda, valitsev dogma, siis Maile oli see, kes kartmatult täiesti vastandas end sellele, et teda üldse ei huvita mingisugune talupojakultuur ja mingisugune öko, et inimene vajab oma olemuselt midagi kaasaegset, moodsat, ta vajab nagu elegantsi, et see tundus nagu nii šokeerivalt kartmatu ja tegelikult nagu ülilahe, et keegi selliseid üldkehtivaid dogmasid nagu seab kahtluse alla. Ja temas on nagu nii palju jõudu, et see kahtluse alla seadmine on nagu õudselt veenev, et ta mängib selle vastaspooluse väga hästi välja. Originaalsus on oluline ja sellised värsked lahendused on hinnas. Et tõepoolest tema ei hoia ennast vaka all, et need ei ole sellised, ütleme, sinimustvalged või 50 halli erineva varjundiga läbi töötatud teosed, et vastupidi, seal on hästi palju värve. Ta on nagu oma olemuselt seetõttu hästi suurlinlik. Et tal on alati selline kohvikute kultuur ja mingi selline Pariisi ja Ameerika modernismi ihalus loomingus, et ta mõnes mõttes on nagu sellisele Eesti talupoja kultuurile, mis on selline hästi maadligi olnud alati, sest ta tõi nagu tohutu nagu poweriga sellise kireva nagu suurlinliku puudutuse. Üks kindlasti stilistilisi nagu eripärasid või mida nagu ei saa vältida, on nagu selline art deco sissetoomine läbi nagu modernismi, et art deco on ju ka hästi suurlinlik ja ameerikalik oma olemuselt. Mul on muidugi südamest kahju, et säilinud ei ole 70., 80. ega 90. aastate tippnäiteid, aga ometigi õnneks me saame siis klassiku kohalolut tajuda veel mitmel pool. Ma arvan, et pigem on nagu oma loomingus nagu energeetiline, et selles mõttes see on pigem selline power, aga see, kust ta täpselt nagu tuleb, ma isegi ei taha nagu sildistada seda. Et see on pigem selline looja suurus ja see energia hulk on erinev inimeseti ja mõnel lihtsalt on seda energiat hästi palju rohkem, et Maile täidab nagu ruumi ja oma isiksusega, oma kohalolu.